Seal oli nii mitu riiulit järjest neid ehteid täis. Hea, aga ei midagi tegi. Oh my god. Peaaegu trämmiõnnetus. Me saime pildid kätte! Miks sa elad Dublinis ja kauaks sa plaanid sinna jääda? Tere hommikust! Käes on 6. detsember ja teate, ma olen täna ärganud uue inimesena. Ma sain magada. Ma olen värske 8 tundi und. No see teeb ikka imesid. Ja ma võlgnen teile väiksed vabandused. Üks asi, ma ütlesin vist juba 2 vlogi tagasi, et ma näitan teile auhinda, mida saab võita advendil, mis nüüd kohe tuleb. Ja mu pea oli lihtsalt nii 100 tasja täis ja kuidagi ma unustasin selle ja nüüd mul ei ole seda võimalik teile näidata. Aga eks te peate lihtsalt mind usaldama, et ma olen kokku pannud head kingitused ja peale reisi ma siis näitan seda ja loosin välja ka. Ja teine, ma eile unesegasena suhteliselt monteerisin seda vlogi ja unustasin sinna lisada Maria advendikalendri avamise ja reaktsiooni, nii et ma panen selle nüüd teile siia. Üsna raske pakk on nii kahju seda pakendust lõhkuda. Oh my god, need on just mingi ilutooted nagu kosmeetika. Kiko. Oh my god, kui see on mingi ongi gloss. Oh my god. Kui ilus. See on Kiko 3D Hydra Gloss 41 toonis. Nii ilus. Hästi siuke frosty ja siuke rose gold sädelusega. Üliilus. Ja teine on Velvet Passion Matte Lipstick. Toon on 326. Ei tea, kas see on mingi nude või on midagi roosakat. Pakun, et nude. Nii huvitav pakend. Sellel on mingi cupcake lõhn. Selline toon. Love it. Kas on nagu väga halb, kui ma... Love it. Mul ei ole veel olnud vist Kikot just nagu huuletoodetest, aga ma olen väga tahtnud ja ma olen Kaisale TikTokke saatnud, vähemalt lipglosse küll. Aga ega ma ei osanud oodata küll, et ma just temalt need ka saan. Amazing. Täna on veidi heledam ilm. Ei saa öelda, et päris päikseline, aga heledam kui eile. Nii et ma hakkan ennast siin akna ees ilmselt põrandal istudes valmis panema, sest et nagu ma eile ütlesin, siis ikkagi naturaalse valguse käes meigi tegemine, see on see kõige parem. Ja ma käisin just meie kortermaja allkorrusel on see vending machine, nii et ma ostsin endale Red Bulli, väike lisaenergia veel siia päeva ja panen ennast valmis. No nii, eile lubatud haul jõuab nüüd täna puhanuna. Jah, teieni. Laura tegi siin suuremaid oste, et ma ei teagi, või kas ma alustan oma väikestest ja siis lähme sinu ostud. No teeme nii. Siin oli TK Maxx. Seda ma eilses vlogis näitasin ka, aga oste ei näidanud. Kõigepealt me mõlemad ostsime
issand, enne kui ma jõuan ostuni. Meil oli nii põnev. Seal oli nii mitu riiulit järjest neid ehteid täis ja siis seal on ju kõik ju erinevad, ega see ei ole ju hullult organiseeritud seal. Sa kunagi ei tea, mis seal tuleb, mis seal on. Kui kaua me seal olime lõpuks, ma ei tea. 45 minutit me ilmselt vaatasime ainult ehteid. Me siis nagu käisime üksipulgi neid läbi. See oli nii põnev lihtsalt. Ja ikkagi ostud said ka sooritatud. Mina või tähendab seda, me nüüd mõlemad ostsime. See, mis mul nimetis sõrmes on. Ja Laura tegi sealt ehteost. Ma sain veel paar asja, jah. Nii, kuidas ma saan neid hästi näidata. Seal on kuldset ja hõbedast ja sellepärast need olid huvitavad. Mul ei ole kahevärvilisi. Ma hiljuti sain ühe hõbedase sõrmusega, nii et tegelikult on tore. Mulle tegelikult meeldib see mõte nagu segada neid. Pärast ma muidu kannan ainult kulda ja ainult hõbedat ma ilmselt ei kujuta ette, et ma kannaksin, aga nagu ma segan neid, siis on fun. Ja need on natuke, mul ei ole selliseid kunagi olnud. Ja need maksid 9,99. Ja see sõrmus 12,99. Ja siis näita seda praegu. See on nagu tennisbracelet ja siis need kivikesed on valged ja roosad. Ja see on nii nunnu, see on väike ja teinti. Ja, väga siis ta on, ja ma isegi ei mõelnud selle peale, see on roosa kuld, aga tegelikult see sobib mu kuldehted. Kõik ehted, mis müüakse poes kullast, on hästi kollased. Aga minu päris kuldehted, mu kaelakeed ja need on selline nagu natukene punakam kuld, mida ka kusjuures ma olen vaadanud, et väga välismaal ei ole, sest see tuleb, see on Ida-Euroopa värk. Ja see roosa kuld sobib tegelikult siia kõrvale natukene paremini, kui see kollane karjub veits. Nii, oota, siis mina ostsin selle siukse sallikese, kolmnurk sallikese. Nii nunnu. Et tore lisa võib-olla mingile igavamale outfitile ka. Ja saab muidugi mõlemat pidi saab panna niimoodi siludadega või siis kolmnurk ette. Ja see oli ka 12,99. Hea leid. Ja. Nii. Ja nüüd on minu saara. Ma ei tea, mis maania mul oli saada sinna saarasse esiteks. Ja siis ma astusin sinna sisse, ma olin seda nii oodanud, ma olin, kus on saara, jääme ruttu saarasse, järgmine pood on saara. Ja siis ma astun sinna sisse ja mõtlen, et mul on siuke tunne, et siin ei ole midagi. Üliskeptiline, lihtsalt vaatab korra ja ma ei tea, see ei ole. No ja siis tuli välja. No paar asja ma ikka leidsin. Võibolla, no okei, alustame sellest bluusist. Top, see on täiesti, läbi, mida näete mind läbi selle. Ja siis siin on mustad tikandid peale, sedeleb. Nunnu. Ta on üsna, seda ei tulnudki ka väiksemat ja ta on nagu, esiteks sa paned läbi, nii et nagu nii midagi peab alla panema, aga mul oli eile tegelikult valge top lihtsalt, nagu tanktop all ja siuke riipt ja kusjuures see isegi oli huvitav, kus on nagu casual ja siis see pidulik koos, see oli isegi lahe, aga tegelikult kui panna siia lihtsalt mingi must topikene või see siuke, mis see on see, siis oleks pidulik ka. Jaa. Ta on väga versatile. Palju maksis ütle ka? Ei mäleta, see oli 39,95. Järgmine ost. Ma olen tahtnud halli bleiserit. See on vist ainus värv bleiseritest, mida ma kannaksin, mida mul veel ei olnud. Ma tegelikult hakkasin mõtlema eile õhtul, et tegelikult mul kind of on isegi üks hall, aga see on ruuduline ja seal on teisi värve ka, nii et ikkagi halli mul ei olnud. Ja ta on huvitav lõikega. Ma ei tea, kas sellest saaks, ma paneks seda selga, midagi saaks paremini arvata. Ma panen ta siit kinni, äkki ta siis hoiab paremini. Ja ta on huvitava lõikega, nii et isegi kui lõpuks ma lähen koju ja tuleb veel, et mul on hall, mida ma ei mäleta millegi pärast, siis mul ei ole sellist. Nii, ma ei näe. No, võt, see läheb sealt ülevalt nagu kinni, on ju niimoodi nagu kõrge kaelusega ja siis alt läheb nagu laiali lahti. Ja tegelikult ma vaatasime, et kui ma teen selle lahti ja kannan lihtsalt siis need ka need, mis asjad need on nüüd? See krae. Jäävad ka kenasti niimoodi, et seda saab ka lihtsalt niisama lahti kanda. Aga niimoodi kinniselt on ka äge, mõtlesin. Ja ta oli kuidagi nii hea pikkusega, jäi nii ilus. Jaa, sest nad on tegelikult, ma olen nii lühike, et nad on tihtipeale mulle liiga pikad. Ta ei olnud. Et ta oli paras pikkus ja ta on siuke kõva korralik materjal, et ta ei ole nagu liiga slouchy. No ja ta maksis ka päris palju, et selles suhtes tore. Siin oli vuuli on ju päris ja vilja oli sees ja vist 50% või midagi. Midagi vist oli ja 50 ja 50, 129. Ja siis viimane ost, mida ma tegelikult natukene läksin sinna nagu teadlikult otsima, sest ma nägin mu sõbrannal oli see seljas. Ja see on karm. Lühike kasukas. Tume pruun
nii pehme, nii ilus ja see on kahtepidi kantav, siin on teisel pool nahktagi, mis on ka tumepruun ja siis kui ma kannan seda tagi, siis jääb sellele lihtsalt see karvane krae veel lisaks. Väga nunnu ja ka istus hästi täpselt paras pikkus ja see, ma ütlesin selle siit ära selle hinnaga, see oli vist 80, see oli 79. Jah, et aga ta näeb palju kallim välja. Tõesti, seal oli väga palju erinevaid neid karvasid, aga see sellepärast mulle meeldis, et see on lühikese karvaga ja kahtepidi kantav. See ka jah, kuigi ma ei tea, kui palju ma seda naha poolt kannan, sest ma olen karva. Näe. Vist oli kõik ja see vist on kõik, jah. Tänased plaanid on sellised, et me oleme nüüd välja vaadanud mingid kindlad hommikusöögikohad. Broneeringut küll ei ole, nii et eks me vaatame, kuhu me mahume. Siis on plaanis jätkata shoppinguga, sest eile me nagu tegelikult super palju ei jõudnud ikkagi käia, seal Saares läks palju aega ja siis seal TK-Maxis. Me alustasime tegelikult ka suht hilja. Nad lähevad suurem osa kell 7 kinni. Jah. Ja siis tahame õhtul näha seda sama põhilist jõuluturgu, kus me eile käisime. Ja homme on pühapäev ja homme meil on ilmselt rohkem plaanid mingid kultuursemad tegevused. Vot. Nii et täna on selline nagu suht vaba kava ja vaatame, mis see päev toob ja eks me nagu nii saame lihtsalt linna vaadata, liigume palju jala ja eile meil tuli üle 14-15 000 sammu. Midagi sellist tuli. Ikkagi täitsa tuli, kuigi tunne oli, et isegi veel rohkem oleks. Sest Kaisa mingi hetk juba õhtul ütles, et 11 000 sammu ja ma ei tahtnud uskuda, et me oleme nii vähe kõndinud, kui oleme terve päeva olnud liikvel. Jah, sest kodus me ei käinud kordagi ja olimegi lihtsalt linna peal. Vot, nii et vaatame, palju siis täna tuleb. See on siin popp-koht, siin juba hommikul rahvas ootab. Järjekord vist on siin. See on nüüd üks variantidest, kuhu me tahtsime minna, aga see, mis ma just näitasin, seal saab Viini schnitslit, aga see on ka kõik fully booked juba. Päeva valguses, kirik, rahvas koguneb. Siin lähevad järjest metroost välja tulles mingid, siit me näeme outfit ohtudega, aga erinevad mingi info ja siis numbrid, siit ei olegi väga hästi näha, aga jooksevad siis numbrid, et kui mitu päeva millestki on möödas või kui mitu, eelmine oli, et kui mitu schnitslit on 1. jaanuarist alates tehtud Viinis. No see siin on selline 1. jaanuarist. Kurva. Siin on ka midagi 1. jaanuarist. Mis see esimene tähendab? Õrna aimuga pole. Mitu raamatut Viini raamatukogudest on 1. jaanuarist alates laenatud. Wow. No, kui huvitav palju. data. Kui usaldusväärne see on? Ma ei tea. Me selle skeptikud. Mitu siis Fleeing Worldwide, ehk siis nagu sõjapagulasi üle maailma on see aasta? Jaa. Kuidas nad teavad seda? Taaskord, kuskil on see? No jah, ju siis. Mis asi see on? See on maailma populatsioon. Aha. Seal on ka ukse peal kirjas, et ainult sularaha. Ahaa, igatahes jõudsime kohta, kuhu me tahtsime tulla, siin on ka järjekord ja ainult sularaha. Ei, sinna ei saa üldse. Ma sain uksest sisse ja see teenindaja ütles, et kui sul ei ole reserveeringut, siis nagu isegi kui sa seisad ja ootad siin, siis nagu ei ole võimalust, sest nagu on fully booked. Nii et Laura läks küll sularaha välja võtma, sest nagu ma ütlesin, see on mingi cash only place. Ta igaks juhuks võtab ikkagi, kuigi ma loodaks, et ülejäänud kohtades saab nagu kaardiga maksta. Aga nüüd me peame siis otsima kuskilt siit ümbrusest mingi koha ja loodma, et kuskil saab ikkagi hommikust süüa. Nii, üle tee on siin selline koht, kus tundub ka hommikusöögi variante. Siin on samuti cash only ja loodame, et saame siia istuma. Hommikusööki enam võtta ei saanud, sest et kell on 12, aga võtsime siis lõunasöögid. Laural on selline läätsesupikene ja minul on juustuburger. Nii, me oleme põhishopping tänaval ja nagu me näeme, siis rahvast on palju. Esimene peatus H&M, siis seal on Urban Outfitters ja Bershka ja vaatame juba edasi.
H&M-is vaadake, kui nunnud. Ja siis need on nii ägedad ka. Värvitega. Champagne. Siin on nüüd päevavalguses see Palmenhaus, kus me käisime eile õhtul söömas. Nii, ja kuidas olid meie muljad sellest Palmenhausist? Toit oli hea. Mõlemad võtsime pardis ja maitses väga hästi. Aga vibesid võib-olla meil oli veits teine mulje. Ma kujutasin midagi muud ette, võib-olla ma ei vaadanud piisavalt neid videoid või piisavalt, ma ei tea, detailse pilguga, aga kena armas koht, aga see ei olnud see, mis ma arvasin. See oli nagu... Jah, ta oli tore ja no kindlasti ongi see, et need palmid teevad selle eriliseks ja kogu see nagu arhitektuur, aga ta oli nagu 90ndate vibe'iga. Nagu see mööbel ja see oli kõik, mis ka tegelikult on nagu lahe, aga ta ei olnud nagu selline nagu, et nagu äge retro vibe, ta oli lihtsalt, et it just happens to be retro, sest need asjad on 90ndatest. Jah. Aga toidu poolest jah, me jäime väga rahule. Jaa, oli hea. Selles mõttes see muidu oli tore koht küll. Et me soovitaksime ikkagi. Ja. Siin on Austria rahvusraamatukogu. Ja väga palju kuudukesi. Sa vaatad seda, see on nagu hüpnotiseeriv. Jah. Siin on mingisugune Christmas market. Ein kleiner Teil. Alles ist speziell und die Sachen, sie sind aber nicht besser. Das ist was. Tahaksin osta nagu me eelmine aasta ostsin Prahast, aga no need siin ei ole väga ilusad. Omad, aga kuidagi minu jaoks need pildid ei ole nagu nii. Siin peaks siis olema see Austria rahvusmagustoit nagu scrambled pannkoogid ja ploomimoos või kompott. Oli ploomimoos? Minu arust oli. Siis meil on siin väikene juustuvalik ja sai. Ma võtsin tee. Läheb maitsmiseks.
Sa mäletad, millest see siis nagu on nüüd? See on nagu pannkook, aga mis täpsemalt? no ma olengi aru saanud, et see on põhimõtteliselt nagu pannkoogi tainas, aga samamoodi nagu kui sa muna lihtsalt nagu liigutab panni peal kogu aeg, siis see on samamoodi. Aga ma ei tea, kuidas maitse poolest on. No üsna pannkoogi maitsega, aga see on väga hea jah. Kas rosinad on sees jah? Ja see, et ma nokib seda ära. Aga see ploomi asi sobib sinna juurde või? Aga see on nagu kompott jah, see ei ole moos. Jah. Sobib küll, see on ka hea. Davai. Mõnus värske. See on nagu koogitainas, mis on veits toores. Ta on, sest ta on veits pehme jah. Ja siis suhkur peale ja see kompott juurde ja süsti talge. Jaa. Hea, aga ei midagi tegi. Oh my god. Käisime vahepeal kodus puhkamas ja nüüd me liigume taas kord sinna jõuluturule, kus me käisime ka eile siis pildistamas. Nüüd me lähme õhtusel ajal, et näha tulukestega või kuuse peal peaks toimus tulukesed ja õhtul võib-olla selline natuke maagilisem vibe. Nii et lähme siis sinna jõuluturule ja see põhimõtteliselt ongi meie täna õhtune selline plaan. Et eks päris palju on täna kõnnitud ja siukene natukene vässu on ikkagi sees. Aga üritame maksimumi võtta. Mis meil just juhtus? Meil peaaegu trammiõnnetus. Tegelikult ma ei ole päris kindel, seal see auto seisab, auto oli trammitee peal ees ja siis ta pidurdas hästi kõvasti. Natukene oli siuke tunne nagu oleks läinud auto vastu, aga ma ei näe praegu pime ka, et sellel autol oleks midagi viga. Siin seisame, siis trammijuht ja autojuht läksid õue üksteisega rääkima ja siis ma ei tea, mis, keegi ei olnud vihane, siis trammijuht käis terve trammi läbi, küsis kõik on okei. Ja siis autojuht pani pea sealt esiuksest sisse ja vabandas Trammi inimeste ees. Lihtsalt nagu sõitjate ees. Et kuidagi teistmoodi tundub see olukord, kui see oleks teine suhtumine sellisele olukorrale. Dubliniski. Jaa. Et ma sõidan ju bussiga küll Tallinnas tihti ja mõne bussijuhi sõidustiil on nagu väga agressiivne, mingid vanainimesed lendavad ja keegi kunagi ei vaata, kas kõik on okei. Aga nüüd ma ei tea, kuidas see nagu sõidab, mis meil siin saab. Sest ma imestasin, et nad nagu, kas nad see sõna on nagu registreerida see või nagu juhtub autoõnnetus, et sa kirjalikult selle kindlustuse jaoks. Nii kahju, et see ei jää praegu läbi kaamerapildi nii ilus, kui see on päris elus. See on pimedas täiesti maagiline, ma ütlen teile. Me oleme sõnatud Lauraga, siin on veel uisuplats. Et tulukest, aga see kõik on ikkagi veel täitsa teine asi.
muide, sellest ma vist ei rääkinud, et siin antakse kõik joogid sellise korraliku päris tassi sees. Selle eest maksad 5 eurot, saad tagastada. Aga ma arvan, et me arvame, et need ongi selle mõttega siis sellised ilusad ägedad. See on suveniir. Tehtud, et sa saad kui sa soovid, saad võtta suveniiriks koju. Me kindlasti võtame ühed, aga siin olid ühed ilusamad. Ja, et täna me saime teistsugused, eile me olid natuke ilusamad. Ja nagu arvata oli, rahvast on väga palju. Igal nurgal tehakse pilte, me tegime ka oma pildid ära. Ja täna võtsime siis Apple Punchi, alkoholivaba, mõnus soe, maitseb hästi. Ja mõte oli ka see, et vaatame siit õhtusööki. Eks vaatame, kuidas sellega läheb, mis siin pakutakse. Ega me Seal oli snitslit näiteks ühes kohas. jah, ma mõtlesin. Siin oli, kui me eile kõndisime, siis olid nii head jõulutoidulõhnad. Olid. Kindlasti saab vapukapsast. Ja peame sinna kiiru peale tegema, see kõik võtab aega. Kas tahad uudiseid ka rääkida, mis me vahepeal saime? Me ei rääkinud. Ei, me ei rääkinud jah. Me saime pildid kätte! Oh my god, esiteks nii kiire töö. Nii ruttu ja nii palju pilte. Nii palju pilte. Ma ei tea, mida ma siit postitan. Ja kõik. Ma tahaks Olge valmis, tuleb 10 postitust. Sest et tõesti, need olid nii ilusad, nii palju eraldi koos, ühes kohas, teises kohas, kolmandas kohas. Need olid nii ilusad. Me jõudsime kõik ära vaadata trammis. Ja siis ma korraks mõtlesin, kui me hakkasime neid vaatama ja meie reaktsioonid olid oh my god. Et inimesed kõrvalt mõtlevad, mida nad vaatavad. Pilte endast. Ja endast, iseennast. Nii, siin on meie õhtusöök, mille me siit jõuluturult nüüd hankisime. See on põhimõtteliselt nagu Austria mac and cheese, kus on siis juustuga makaronid ja sibul. Siin on liha. Hot dogid, kus on siis vorst juustuga, happukurki, sibulat ja kastmed. No nii, kas teed esimese taste testi? Jaa. Väga hea. Mõtlesib hästi? On ju? Mingi nagu kõva makaron või nagu mingit nätske, no juustu on tunda. Võib-olla natukene plain, mingisugust kastet või midagi nagu. Aga kuiv või? Jah, pigem jah. Igasugused erinevad piparkoogi vormid. Pärast teine haaliga põhjus. Jah. Jõuluturg pandi kinni, kell on 10 läbi natukene ja meil on aeg vastata küsimustele. Ja ma võtsin kohe mitu tükki. Põnev. No suur huvi oli selle vastu, järelikult inimesed, kes ei ole siis väga pikalt jälginud mind, et miks sa elad Dublinis ja kauaks sa plaanid sinna jääda? Miks ma elan Dublinis? Töö pärast. Ma kolisin sinna üle 3 aastat tagasi, peaaegu 3,5 aastat tagasi. Niimoodi, et ma läksin sinna oma ühe otse piletiga täiesti esimest korda. Ma ei olnud seal kunagi käinud, see ei olnud minu reisisoovilistis. Veel vähem oli see mu kolida tahaks kunagi sinna listis. Aga ma sain tööpakkumise ja võtsin selle vastu ja nüüd ma elan seal. Ja mis asi? Kauaks plaanin jääda? Kes seda teab, sellepärast, et kui ma sinna kolisin 3,5 aastat tagasi, siis ma ka ei teadnud ja meil ei olnud mingit ajalist nagu mõtet, aga ma mäletan, et midagi sellist mõtlesin, et võib-olla aasta, võib-olla 2 ja kui läheb hästi, tundub siis läheb väga hästi, kui ma olen seal 3 aasta nüüd juba olnud. Ma ei tea ja ma ei taha sest mul ei ole praegu ka mingit ajapiiri. Ma olen mingi hetk valmis vaatama ringi, sest see ei ole ikkagi nagu mulle kodu, et ma sinna ei jää. Aga mis edasi ja millal? Ei tea veel. Ja siis küsiti, et palju maksis meie fotosessioon. Meie siis võtsime 30-minutilise linnasessiooni ja see maksis 200 eurot. Aga küsisin hinnapakkumist ka ühelt teiselt fotograafilt ja temal oli 300 eurot. Ja see oli lihtsalt naljakas, et kui me otsustasime mitte teda võtta, siis ta oli väga salti. Ja
küsis, et miks te siis ei tee minuga ja siis ma väga viisakalt ütlesin, et meie eelarvesse mahub teine variant paremini. Aga kuna ta oli hästi pikalt kirjutanud nagu selle kohta, et miks ta hinnastab nii, nagu ta hinnastab ja kuna ma ise ju tean ka nagu ettevõtjana, et kuidas see raha küsimine ja värk on, siis ma kuidagi tahtsin talle nagu siiralt öelda, et absoluutselt nagu küsi, mis sa tahad ja see on kõik õigustatud. Ehk siis ma kuidagi viisakalt ütlesin selle ka sinna ja siis ta vastas, et ma arvasin, et asi on hinnas. Et jah, sa võid odavamalt saada, aga sa ei saa paremat kui mina. Ehk siis mingi attituudiga pihta oli. See on huvitav, kui sa õigustad oma hinda kõigepealt, et miks mul on selline hind ja siis sul on attitude selle peale, kui ma ütlen lõpuks, et see on see põhjus, miks, siis sa oled vihane selle pärast nagu midagi natuke off. Ja üldse, et see hind ei olnud kuskil väljas ja ma küsisingi talt hinda, ta peab ju olema valmis selleks, et ma ei pruugi tahta võtta seda. Muidugi. Igatahes jah. Ja no lõpuks me tegime tund aega üldsegi. Ja ausalt öeldes nüüd, kui me oleme neid pilte näinud, siis ma arvan, et see tema ähvardus, et you won't find better. Ei pidanud bedroom. Siis rohkem minule küsimus, et kas Praha esmamulje linnast oli parem kui Viinist? Mõlemad meeldivad. Ma ei oska niimoodi öelda esmamulje põhjal, mulle mõlemad linnad väga meeldivad ja ma ei oskaks öelda, et üks on parem kui teine. Nüüd Praha jõuluturu vibe oli teine. Rohkem nagu Tallinna jõuluturu vibe'i moodi, kuigi suurem ja rohkem rahvast, siis mitte nii palju kui siin. Me täna uurisime ka, et tekkis huvi, et palju siin võib nagu korraga inimesi olla ühel õhtul. Ega me päris täpset vastust ei saanud. Aga seda selles mõttes vist kunagi ei saagi, et keegi ei loe nagu päriselt, aga siis vastus, mis tuli, oli, et mingi Austria ajaleht oli kunagi teinud nagu arvutused, palju võiks mahtuda selle põhjal, kui suur see on, palju inimesi võib sinna mahtuda. Et võid ette kujutada, et ühel BBC-l laupäeva õhtul on seal 15 000 kuni 20 000, no 10 000, üle 10 000 kindlasti tänagi oli. Ja oligi, sest et tõesti väga palju rahvast oli. Ja no ega meie oma silmaga hinnata ei osanud. Absoluutselt. Mina ise pakkusin, et 2000 kuni 5000. Ma ei oleks julgenud ka sellest rohkem pakkuda. Aga noh, me ei ole võib-olla väga head siis sellises estimatsioonis. Just. Kus on sõna, ma ei tea. Kui peaksite üksteist iseloomustama läbi parfüümi, siis mis parfüüm oleks Laura ja milline Kaisa? Kuna mina nägin seda küsimust enne, siis ma juba natukene jõudsin mõelda. See on ebaaus, jah. Ma tean tegelikult, mis oleks mu, ma ei tea, enda kohta, aga noh. No mina ütlen sinu kohta, et sa oled Leng-Ling Elbasahera. Ma ei arvasin. Sest ma mäletan, et siis, kui mul ei olnud veel seda lõhna, siis sa ütlesid, et see meenutas kas mind või mu ema koduaeda või midagi sellist. Kõike seda kombot, jah. Ja sulle, issand, oota. Ma ei tea, kas see on nüüd kõige parem vastus ja kas äkki ajaga tuleb mul parem. No nii, aga praegu, mis mul tuleb pähe, on see Olümpia. Kas see on Lancôme või? Ei, see on Rabanne. On või? Jaa, Paco Rabanne. No nüüd nad on Rabanne. Okei, anyway. Olümpia oli kunagi, sellega oli selline lugu. Ma töötasin riidepoes, mingi naine tuli sisse, lõhnas nii hästi ja see oli esimene kord, kui ma küsisin inimeselt, et mis lõhn teil peal on, sest te lõhnate nii hästi. Siis ta ütles mulle selle, ma ei olnud seda kunagi nuusutanud ja siis ma läksin seda nuusutama ja ma olin mingi okei, seda ma tahan. Nii et ma arvan, et mingi hea aasta aega oli see minu siuke signatuurlõhn. See ongi, sellepärast ma ütlengi, et võib-olla see ei ole praegu kõige parem vastus, et nagu nüüd on nii palju tulnud igast vahetunud ja mis meeldivad ja nii, et see oli esimene, mis mul praegu tuli. Ja kuidas sündis otsus, et me just Viini tulime reisile? Kaisa pakkus, et kas ma tahaksin minna kuskile, et ta tahaks minna kuskile jõuluturule või kuskile reisile detsembris, et kus oleks jõuluturud ja mingi jõuluvaib ja selline jõulureis. Kas see ei olnud Viin esimene asi, mida ma ütlesin? Ma arvan, et tegelikult minul endal oli see Viin juba mõttes ja mul on tunne, et ma isegi pakkusingi nagu selle välja ja siis sa ütlesid, et ma ei ole kunagi Viinis käinud ja mina ka ju polnud. Olen tegelikult, ma olin nii noor, et ma ei loe seda. No okei, nii noor, ma lihtsalt ei mäleta sellest väga palju. No okei, siis sa võib-olla midagi sellist ütlesidki, et noh, et nüüd igatahes ei ole käinud, on ju. Ja siis meile mõlemale see mõte meeldis, et siia tulla.
ja ega seal rohkem väga ei, sest me käisime, kui me sellest rääkisime, käisime mingid kohad läbi, et kus veel on, et Saksamaal on palju neid ja ma vist ütlesin Zürich, sest ma tahaks sinna vist ilmselt minna ka. Ja siis aga lennupiletite mõttes. Ja see oli ka vist, aga me ei otsinudki tegelikult midagi muud, sest me kind of olime excited mõlemad sellest mõttes. Ja nüüd me oleme siin. Jah, sest mina tegelikult juba eelmine aasta, kui ma selle Praha valisin, siis minu arust mul see Viin käis ka mõttest läbi, et ma olin nagu kuulnud selle kohta, et siin on ka äge jõuluturg. Ja siis viimane küsimus, et kust me saame põhiinfot nagu reisi sihtkohtade kohta ja kuhu minna ja mida teha? No mina ütleks sotsiaalmeedia, et väga palju kasutame TikTok'i praegu, et otsida. Kas see nagu selles mõttes, et kuhu ma tahaksin reisida või see, et kui ma olen siin? Ei, kui sa oled siin. Siis sotsiaalmeedia TikTok, pigem TikTok on see, kuhu ma lähen otsima rohkem. Panengi mingi dinner in Vienna on ju. Just, restaurant Vienna, brunch Vienna näiteks. Googledan ka, ja siis ma ei tea. Instast on võib-olla rohkem see, et need, keda sa ise jälgid ja kui nad on kuskil käinud. Sest otsing ei ole Instas väga hea. Ei toimi super hästi. Ja siis hästi väike protsent see, kui keegi on käinud või keegi, keda ma tunnen, kas on käinud siin palju või on siit pärit, siis ma loomulikult küsin enne käest. Jaa, aga TikTokiga eks see jama ongi, et väga paljud inimesed kasutavad seda sama meetodit ja need kohad, mida soovitatakse TikTokis, on väga fully booked ja väga rahvarohked tihtipeale. No just need on need põhikohad, vaata, kus käivad ka ja loomulikult, ja ma ei tea, kas see TikTok on see, mis kindlasti ka mingitesse kohtadesse viib, aga ilmselt mitte ainult. Inimesed lihtsalt käivad kõige rohkem nendes ja siis teevad sellest video, mis ma olen mõelnud nüüd selle reisi ajal, mul ei ole varem tulnud nii palju seda kogemust mingite asjadega, mida ma olen TikTokist leidnud, et nagu mul on mingi teine ootus selle põhjal, mida ma mingist videost nägin ja siis ma jõuan kohale, siis ma okay. Jah, sellepärast, et eks sotsiaalmeedia jaoks inimesed ikkagi jätavad ju sisse enamasti need kõige ilusamad klipid, need kõige esteetilisemad. Ehk siis, aga päris elus oma silma jaoks see kõik ei näe nii esteetiline. Ja me ei näinud, et Palmhaus on 90s from TikTok. Jah. Nii, aga me tegime jõuluturult paar ostu ka ja neid me jagame teiega homme, ikka peab olema midagi oodata ka ja ma arvan, et tänane päev on juba üsna tihe saanud. Nii et aitäh, et vaatasid ja näeme homme!